Tere ilusat hommikut ja jätkame Arkis Online'iga, täna mul on ka väike selline sissejuhatav slaidi osa, aga kuna suurem osa tuleb nii ehk naa praktiliste näidete pealt, et siis olen juba võtnud siin laua taga ka istet. Saalis praegu peale vaadates ei tea, kas on kedagi, kes ei ole varem Arkis Online'iga midagi teinud, ei ole kokku puutunud. Mõned siiski on, suur tänu, aitäh. See on üks suur komponent Esri toodete platvormis, mis tegelikult ka seob ära paljud erinevad lahendused, rakendused, ka Arkis Pro keskkond, mida just Tõnis näitas, on ka väga hästi sellega integreeritud, et sinna siis saab ühelt poolt neid olemasolevaid kaardiandmeid juba näiteks veebiteenustena publitseerida, meil on seal juba rohkem võimalusi koostada selliseid interaktiivseid kaardirakendusi, kaardilugusid, üldse seda infot omavahel jagada, erinevatele sihtgruppidele välja pakkuda ja see keskkond funktsioneeribki puhtalt siis Esri poolt hallatud pilvekeskkonnas. Ja kindlasti võib ka tekkida see küsimus turvalisuse kohta, et siis saan siit poolt küll kinnitada, et vähemasti me teame, et Esri sellesse panustab koos partneritega väga tõsiselt ja intensiivselt ja ka kogu see vajalikud sertifitseerimised ja see, mis nendele nõuetele peaks olema vastavuses, on ikkagi ka iga aastaga muutunud üha töökindlamaks ja paremaks. Ehk siis Arkis Online, ta ei ole võib-olla nüüd kitsalt võttes konkreetne tarkvara nagu Arkis Pro, et on pigem nagu selline keskkond, mille sees on siis mitmeid erinevaid komponente. Paljud kindlasti kasutavad siin aktiivsemalt tõenäoliselt MapVieweri akent, kindlasti kasutatakse ka erinevaid välitöörakendusi, Field Maps ja nii edasi, et see spetsiifika on ääretult selline mitmekülgne ja laiaplaaniline ja sellesse väga detailidesse lihtsalt selle lühikese aja sees ei ole võimalik laskuda. Küll aga ma saan tuua välja nüüd, et selle jooksva aasta jooksul, mis me nüüd eelmine kord teiega nägime, on tulnud ajas 3 suuremat versiooni uuendust. Viimane nendest üks päev pärast meie vabariigi aastapäeva, kuupäeva teate siis seega ise. See on see hommikune äratusülesanne, millal on Eesti Vabariigi aastapäev. Ja me katsume alati neid täiendusi ka jooksvalt oma uudiskirjades tuua välja, neid nüansse, erinevaid detaile. Ühelt poolt see puudutab ka selliseid juurdepääsu, võimekuse modifikatsioone ajas, mis pigem ikkagi pidevalt ka täiustub, et need, kes ka näiteks Arkis Prod soovivad kasutada, et siis kuna see kasutajate juurdepääsu seadistus on liikunud ikkagi ajas üha enam selliste kasutajatüüpide peale, siis ma korra lihtsalt näitan siin ka ekraani peal ära, et see on nüüd suuresti eelmise aasta juunikuus toimunud viimased täiendused, mis on seal seotud City Engine'i lisandumisega Professional kasutajatüübi alla ja Professional Plusi alla siis omakorda Arkis Urban ja navigaatoriga on siin seotud mõned täiendused. Et neid detaile saate te kõik rahulikult ka vastavatest blogipostitustest otsida ja Copilotist, ChatGPT'st annab päris adekvaatseid kommentaare. Üks ilmselt visuaalselt koheselt nähtav erisus, kui me nüüd võtame ette selle viimase veebruarikuise uuenduse, on see, et need, kes olid võib-olla varasemalt harjunud kasutama seda MapViewer Classic akent, see on siis see aken, mis kunagi kui online ilmus aastal vist 2011 ja 15 aastat tagasi, et see endine Arkis API JavaScript 3 versioonil põhinev moodul on nüüd asendunud tänapäevasema struktuuriga või ütleme siis tehnoloogiaga kaardiakna vastu, ehk siis MapViewer on jätkuvalt edasi. Need endised funktsionaalsused, mis te kasutasite varasemas keskkonnas, on toodud siia üle ja on tulnud juurde ka palju uut ja seda lisandub pidevalt. Eile ma selles avasessioonis juba natukene neid näiteid tõin ka välja, ma proovin siis seda eilset osa mõnevõrra nüüd täiustada ja liigungi kõigepealt, teen lahti selle Arkis Online'i administreerimise või sellise, kui teil ütleme, see juurdepääs toimub siis vastava kasutaja õiguse alusel.
kui teil see õigus on olemas, siis saate sinna sisse logida ja ma olen praegu teinud siis menüüga eestikeelseks. Ja siin me näeme oma organisatsiooni kohta siis, kes on meil liikmed, mis juurdepääse me saame kasutada. Ma tooksin siin välja ühe väikese täienduse, mis on küll hetkel beta-versioonis, et ärge väga sellesse eestikeelsesse tõlkesse süvenege, et seda peaks sõnastama võib-olla ühtepidi või teistpidi, et Kiira ära löö mind risti palun. Et siis ma tean, et see on nagu ta on, aga lihtsalt, et natuke teades, et ja nähes ka kõrvalt, et vahetevahel neid krediite kipub nagu kuluma ka puhtalt selle tõttu, et on jäänud sinna keskkonda üles sellised juba aegade algusest 10-15 aastat vanad andmekihid, mida võib-olla ei ole lihtsalt ka keegi märganud. Et nüüd me saame ka seda tarbimise mahtu ja seda ressursidünaamikat natuke ka mugavamalt jälgida, et siin on need pöisüüdlused näha, kes kõige rohkem kasutavad, kaasa arvatud mina. Ma olen küll võrdlemisi ökonoomne, aga siiski. Nilsile ma järele veel ei jõua, aga et siit me näeme ka ära, et millal on nende sisuüksustega viimati pihta antud, millal on seal mida tehtud ja siin me näeme ka lihtsalt ära need krediidimahud, et suuremate andmestruktuuride puhul arusaadavalt võtavad need ka rohkem ressurssi. Ja nüüd edasised näited juba liiguvad mul rohkem selle MapVieweri suunas, et see on ka siis tihtipeale üks esimestest kohtadest, kus ka selliste veebikaartide põhjade struktuuride tegemine hakkab peale, ka nii andmetöötlus, kartograafia ülesanded, andmete muutmine ja sealt edasi juba liigub järgmistesse rakendustesse, mida ka siin kolleegid Web Experience Builderi puhul ja teiste puhul siis hiljem ka jooksvalt täiustavad. Aga võib-olla paljud ei ole ka liiga kursis sellega, et ka siin online'i kaardiaknast te saate kasutada erinevaid lühikäsklusi ehk siis shortcut'e. Et tasub aeg-ajalt hoida pilku peal, et võib-olla mõni neist on ka teile selles mõttes pakub mugavust juurde. Siin on tulnud ka näiteks printimisega seotud täiendusi ja nii edasi, et saate rahulikult neid täiendusi lugeda. Aga toome kõigepealt siis mängu ühe uue teemakihi, et ma olen ühe tumeda fooni peal aluskaardi siin lahti teinud ja siin on ikka aeg-ajalt tekkinud küsimusi, et andmed on kas kusagilt CSV-s või Excelis, et siis ma saan nüüd tuua ühe sellise lihtsa näite, et te võtate lihtsalt Exceli faili, te ei pea sealt otsima seda töölehtigi, vaid haarate ja lohistate File Explorerist lihtsalt sisse. Kui on teada, et seal sees on midagigi, mis annaks nagu juurde võimekust saada neid andmeid ka ruumilisena välja tuua. Et näiteks, mina küll hetkel tean, et seal on need geograafiliste koordinaatide andmed olemas, aga siis te saate ka neid siit alt kiiresti ette näidata ja selle üks näide on ka see, et sellest Exceli töölehest teile juba tegelikult genereeritakse koheselt valmis ka selline teenuskiht. Paneme talle siia pealkirja ka, kõrgrajatised ja märgime ta siis, et ta teeks sellest Excelist mulle nende vastavate andmeväljade alusel, genereeriks need objektid koos atribuutandmetega. Ja loodetavasti ta siis toob need andmed ka siia ekraanile. Ja punktid tulevad. Punktikiht nagu ikka, siin need mõned tuhandeid neid siin on, ütleme sellised kiired kujutusviisid, kui me juba liigume sellise nutika kaardistamise või kartograafia või inglise keeles juba aastaid nimetatakse seda nime all ka smart mapping. Et siin isegi kui me ühtegi andmevälja ei vali, saame kiiresti näiteks genereerida kas selliseid kuumkaarte või intensiivsuskaarte, aga natukene juba andmete sisu poole lähemale liikudes, siis mida me saame siin kasutada, et me loomulikult saame ka neid andmeid rühmitada ja grupeerida. Ja valime siit välja ühe sellise välja nagu tüüp ja kõrgus. Ja kasutame neid andmeid selleks, et programmiliselt siis juba natukene tuua seda erisust välja, et siin me näeme, et rajatised on jagatud mastid, korstnad, tornid,
Ja siis omakorda üks väike täiendus, mis on tulnud juurde, et need on kõrgusväärtused on ka siin juures, et neid nii-öelda paremini illustreerida, siis ma kasutan siin all ühte täiendavat sellist uut funktsiooni. Inglise keeles nad nimetavad neid piikidega, põhimõtteliselt jah, siin on ka eesti keeles kirjutatud see sama nimetus. Ehk siis tornide puhul võib-olla oleks juba sobilikum kasutada sellist natukene teistsugust sümboloogiat ja saame nad siis juba mingil kujul valmis teha. Liikudes lähemale tulevad juurde, ma siin liigun Wikile, üks selline täiendus, mis on ka kaardi andmete kujutamisega väga, väga otseselt ja sageli ka seotud, on sellised erinevad kaardikirjad. See võimalus oli olemas ka varasemalt, aga nüüd on siin ka see märgise klasside või label klasside lisamine tehtud meie jaoks lihtsamaks. Võtame siit alt mõne näite, näiteks paneme esimese lahtri peale kõrgus, siin me saame defineerida ära kohe need vahemikud, saame tuua kohe järgmise märgise klassi siia juurde, et näiteks kuvada siia alla siis, kas ma nüüd läksin õige peale, siin neid aknaid on niivõrd palju, muutmisaeg, nii, jah, kood oli tegelikult kõrgus, nii, jah. Et siis saame neid järjekorda siin vahetada ja siis nüüd omakorda, kui juba siin liikuda natukene sissepoole, et praegu on näha, et need märgised natukene kipuvad teineteist ära katma. Võib-olla kõrguse juurde sooviks märkida ka seda, et tegemist on meetritega, et siis kõiki neid detaile jällegi täpsustavalt võib siin kasutada ka sellist arkeedi assistendi kaasamist. Et siin on praegu kõrgusinfo küll näha, aga võtame selle assistendi ja tahaks nüüd natuke kiirelt saada abi, et mul väheke ajaga ka juba varsti kitsas käes, et kuidas siia taha näiteks näidata seda meetrilist väärtust, märgise väärtust. Et see M-väärtus sinna panna, et ta ei ole küll tehniliselt väga keeruline, et iseenesest ma ju küll seda peast tean, aga kui see temaatika ei ole mulle liiga selline veel tuttav, et siis võib alati proovida, et äkki siis see keskkond natukene aitab mind minu tegevustes ka lihtsamalt edasi ja siis võtamegi siit selle tagumise tüki, klebime selle siia juurde ja saame natukene tulemust paremaks, juhul muidugi, kui me veidikene teeme neid paigutusi ka veel ringi, et mitte ülal keskel, vaid näiteks ülal paremal, paneme siia näiteks väikese nihke sisse, sätime seda värvitooni ka natukene teiseks, niimoodi, ja siis loomulikult tuleks tegelikult seda sama kasutada ka selle muutmise puhul, et praegusel hetkel ta on, paneme selle ka ülevale paremale, paneme siia näiteks 10 ja siis seda tõmbame hoopis natukene allapoole, kuidagi nõnda, et me saame seda loetavust seeläbi nagu parandada. Seda võiksin häälestada veel ja veel, aga kiire selline põhimõte, kuidas ta võiks välja näha, umbes sellisena välja näeb. Et ka siin saab siis kasutada neid arkeedi abilisi. Ja kaardikihtide puhul ka teadmiseks, et ka neid, ütleme, graafikuid on teil võimalik siin luua, võite siin lihtsalt tulpdiagrammid, lintdiagrammid, mis on nüüd tulnud juurde, on siis selline kalender kuupäeva põhine diagramm, mida saate siin kasutada. Näiteks valite siit välja muutmise aja alusel ja siis on siin all nüüd näha see, millisel kuupäeval on siis kõige enam tehtud seal muudatusi. Mingil põhjusel on see olnud naistepäeval. Ju siis Maa-ametis on see sedasi kombeks. Et sellesse kihti tulevad muudatused just nimelt naistepäeval. Ja neid on palju. Neid on valdav enamus, ülejäänud päevad on marginaalsed. Võt, sellised huvitavad mustrid jooksevad välja. Siis peame natuke tempot tõstma, katsun anda endast parima. Paar näidet veel. Ma tõin siia välja ühe näite Viljandi linnast.
Siin on nüüd toodud üks linnapuude kaardikiht ka sisse. Siin on järgmine selline tähelepanu koht, et kes saab aru, millist liiki siin siis eraldi vilgutatakse. Siin on jah, üks, okei, ei pea vastama, ma ise ütlen, see on ju loomulikult kadakas, eks ole. Seda on ainult üks ja ainus, nii et see on selle suure nii-öelda Tartu maantee servas, et võib-olla varsti võetakse kaitse alla. Sest seda rohkem ei ole, üks ainuke on, võib-olla võttis 5 aastat toogu ennem kui kasvama hakkas. Et seda, et nüüd objekte paremini ka animeerida, tuua teistest välja, sättida neid rõhuasetusi, et selleks on ka, eile ka natuke juba näitasin neid, kuidas sümboleid animeerida, et nende samade laadiomaduste juurest saab siis lisada juurde, kui meile tegime seda nihke või offseti efekti, et täpselt samamoodi ka saab siis neid sümboleid skaleerida, määrata mingisuguseid muid, juhtus midagi? Leppemärgid. Jah. Niigi on mõtteid palju peas. Ja siis zoomime ennast natukene siia nüüd lähemale konkreetse koha juurde, lähme sinna rannaalale. Ja siin on üks selline linnastaadion, eks ole, siin on näha ka mõned puud lähinaabruses ja mida ma soovisin praegu näidata esimeses järjekorras on siis teha mõned sellised joonistamise täiendused, mis on seotud kihi muutmistega. Ehk kõigepealt ma valin selle muudatuste osa välja, saan siin sättida ära need seaded, panen abivõrgustiku sisse, abikriidi, siia saab see haagit, see ei ole kõige parem tõlge, see on tegelikult snapping, eks ole. Staadioni külge võiks ta siis märkida ja siis juba saab seda abiruutu siin pöörata. Paneme ta kuidagi nõnda paika ja siis saame juba võtta selle objekti välja. Siin on siis näha, et ta seda snappingut ka hakkab meil välja pakkuma, kasutama. Saame uuesti pihta saada, nii lähme siia. Teeme siia esimese valmis. Staadion. Teeme ka selle omaduse või atribuudi siia külge ja nüüd pärast juba võib näiteks võtame selle abiruudu välja. Võib siis siia juurde digida neid objekte veel. Paneme näiteks snapime siia otsapunkti peale. Siis kasutame siin sellist nii-öelda kumerakaare tegemist. Ja samamoodi ka siis märgime ta ära. Keerame siia teisele poole, snapime siit servast. Paneme siia külge. Tõmbame külge. Nii, teeme ta kokku ja siis omakorda nüüd neid objekte saab siit ka veel nii-öelda kokku liita, et kui on eraldi tükkidest näiteks digitud ala, millest osad on siis kaarte alusel joonistatud, osad on statsionaarse ristküliku baasil tehtud, et siis kasutada näiteks selliseid mitme objekti korraga valimisi ja siis me saame ka ette näidata, millise, eks ole, jaotuse alusel me seda kokkuliitmist teeme. Näiteks need objektid ära ühendada ja kokku liita. Muudame ära. Tehtud. Nii. Ja veel siin paar kuud tagasi toimus linnas ka seal samas rannaalas, kus ma praegu olen, on siis, võtame selle praegu ära, on siis selline nii-öelda puuderühm, on mitmed remmelgad, mis ei ole enam väga heas seisus, nende kohta on tehtud siin ka koha peal vastavad sellised fotopildid, mida on siis võimalik säilitada, proovitakse säilitada, et jällegi objektide külge saame me haakida kiiresti fotosid, dokumentatsiooni, seesama dendroloogiline uuring või inventuur on siia siis ka külge märgitud. Ja siis näide selle kohta oleks siis see, et kui on teada, et need 3 remmelgat on määratud, et neid võib nagu raiuda või maha võtta ja siis pärast näiteks asendada,
siis neid samu objekti asendusi või ütleme siis lisaks sellele, et nad on mul küll praegu juba ära joonistatud, et ma valin näiteks need 3 siit alt välja. Nii, katsun nad kuidagi välja valida ja siis muudan neid objekte ja kuna mul siin all on praegu see edasiste otsustuste ja tegevuste lahter on praegu täitmata, et siis ma lihtsalt täidan nad siin all ära ja saan ka lausaliselt lisaks geomeetriale saan siis uuendada ka üksikobjekte või punktobjekte. Ja selle lõpetuseks on siis nüüd see, et neid samu andmeid saada ka väljapoole viia. Võtame need selektsioonid maha, et on nüüd lisandunud üks ka selline lihtne kiirvaadete jagamise valmidus või võimekus. See siis tähendab seda, et siin all on üks selline nupp, kus, mis ta siis siin, ei ole see, vabandust, see oli jagamine, ja loo kohandatud link. See tähendab nüüd seda, et sellest samast vaatest, mis siin praegu meil tehtud on, saame juba teha sellise kiire nii-öelda nagu jagamise, aga erinevus võrreldes sellise standardse webmapi või instant appi või rakenduse tegemisega on just vahe selles, et me ei pea selleks eraldi looma nagu uut sisuüksust, vaid meil ongi see veebikaart olemas, kui me oleme need andmekihid teinud kättesaadavaks, siis neid kihte juba saabki koheselt ka niipidi kasutada, võime panna siia juurde, et ka selles map vieweris teine osapool vajadusel saaks seda avada ja siis siit alt omakorda selline kiire võimalus seda lühilinki jagada on siis niipidi, et lihtsalt eeldusel, et need andmed oleks mul praegu avalikud, et siis ma saaksingi selle nii-öelda lihtsalt nagu visuaalse peegeldusena välja jagada, et see on küll ainult link, aga see link siis viitabki juba praegu sellele minu veebikaardile, kus on siis küljes kogu see sama nii-öelda informatsioon, mis selle andmestikuga kaasas käib, kõik need samad pildid, dokumendid tulevad siia kaasa, siis see sama legend, aluskaartide valik, järjehoidjad, mis siin olid, nii et sealt kaudu juba on siis võimalik neid andmeid kiiremini kohandada ja loomulikult siin võimalusi, kuidas nende sümbolitega kartograafiliselt veel siin mängida ja neid asju disainida, et seda me tõenäoliselt oleme ka varem näidanud, aga siis lihtsalt kordan veel ka üle, et kõik võimalikud sellised efektide lisamise võimalused, et just näiteks nendele 5 inspekteeritud puule või 6, vabandust, et näiteks siis märkida juurde selline spetsiifiline tingimus, et näiteks see otsuste ja tegevuste osa näiteks praegusel hetkel ei ole tühi või pole tühi, et siis jäävadki nagu välja ainult nüüd praegu need viimased valitud ja siis me saame nende igasuguste varjutuste ja muude efektidega siin juba mängida, et tuua nagu teda, tekitada seda ees- ja tagaplaani efekti ja kõike muud.